Nii, tervist! Seekord siis veits juttu ka kogu asjast, et eelmised videod läksid veits aia taha ja eks ma tagasisidest siis mõtlesin, et äkki muudaks siis natukene mingisugust videoformaati ja võib-olla paneks mingi jutu ka juurde. Et ma loodan, et te kuulete mind, sest mul mingit normaalset mikrofoni ei ole, et eks ma pean kuidagi selle junniga hakkama saama. Aga ühesõnaga tänane plaan on siis see, et tahaks mootori maha saada, armatuuri maha saada, lagi seest nii palju puhtaks ja siis juhtmestiku osas natukene vaataks, et mis selle juhtmestikuga üldse teha, ma ta siia salongi kinnitan või kas ma pean ta üldse maha võtma, et see selgub kõik nagu töö käigus. Kuna mul hetkel tõstukit ei ole, siis ma pean kogu probleemi lahendama põranda peale ehk siis tungid ja kerepukid, et tõstan kere pukkide peale, et auto saaks nii palju maast lahti, et siis saab rahulikult all tööd teha. Tõmbame sumpsi klambrid lahti. Kuule, vale pidi teha. Nii. Kus see teine on? Põranda peal on sitaks mõnus tehasta tööd, aga väga muid variante ei ole. Et üldse midagi on. Ja õues ei pea kuskil kuradi kiviunniku otsast tegema. Pask. Jube hea on siuksed asju siin teha. Nüüd oleks vaja see kuradi kummitripp sealt kätte saada. Vaat see seal. Kuna see tripp on nagu nii vale, siis sellest siukse sika vikati raisk. Kuna sumps oli eest otsast kinni jäänud, siis tuli asjale läheneda vähe loogilisema külje pealt. Sa raisk, ära vesitas. Aga see sump sai tegelikult mingit uus pandud posali oma. Vähemalt see osa. See on vana. Ja eks selle otsa ma teen. Või noh, lasen ringi teha. Mutrid seibid ka tagasi pärast, kui 10 aasta pärast projekt valmis on. Vähemalt teab, kus neid leida raisk. Ma siin mingi hetk kevadel vist tellisin need uue kuuma pleki ja värgid, et see on kõik originaal tavar otse tehasest. Ilus vaadata ju. See plekk sai ka uus tellitud kunagi. Näited just. Tule nüüd.
keegi võiks tõstuki kinkida mulle. Sünnipäevaks tulemas juubel. Tutikas ei ole, kõik ristid vahetatud, balansseeritud, värvitud ja oma lollusest siis ma keerasin isase nuudi perse. See sai ka taastatud, nii et põhimõtteliselt on tutikas kardaan all. Küll mul ei ole õrna aimugi, mille oma, sest et kuna tal on see kuradi toogleekast, siis ilmselt siin on tehtud mingi sammkompunn. Aga noh, ma ei ole viitsinud süveneda ausalt öeldes. Ja lasta olla. Kurat, ei ole enam noor mees. Parandame alikaanit. Kuradi nikerdamine. Uksepa pikendus. Tuli. Tule välja nüüd. Fuck yeah. Nii. Võtame selle käigukangi hoovaga küljest ära. Mõtlesin, et olen kõva mees, teen kõike sõrmedega. Tundub, et vist ei tee. Siuke klamber. Ja siis tuled siia ja teed nii. Laps. Ongi olemas. Vaata, kui lihtsalt käib käigukang ära. Nüüd ma tean ka, ega ausalt öeldes, ega ma ei olnud enne ju seda ära võtnud. Et nüüd mul on ka mingit aimu, mismoodi kogu see süsteem ehitatud on. Näed, ikka, mida vanemaks saame, seda rohkem harime ennast, õpime. Siuke junn tuleb. Noh, enamus tead, mis on mootorikukk. Nii. Käib ka. Panen keti või? Kuna mootor oli natukene sinna kapoti alla viltu vajunud, siis ma tõstsin kraanaga ta pingesse, et saaks ta patjade pealt kätte, et siis pidi natukene eebliga kaasa aitama. Mother Fiona!
kuna E30-l ninaraam maha ei käi, siis me pidime mootori saama võimalikult püstisesse asendisse, et ta sealt siis välja tõsta. Ja siis onu Kristjan oma tugevate Eesti meese kätega tuli ja aitas seda tõsta natukene sealt tagant otsast, et ta sealt üle tuleks. Ei näingi tervet päeva. Nii, tänane päevaplaan on siis täidetud, ehk siis siin peaks mootor olema, aga mootor on hoopis siin. Ja ühesõnaga ma pean ta veel pukki täna panema, sest ma pean selle kraana homme tagasi viima. Aga miks ma tegelikult mootori maha võtsin, oli see, et siin on üks väga paha roostekoht. Ja ma plekuga rääkisin siin. Pool raam täiesti läbi ussitud. Ma ei kujuta ette, mis... Ma ronin lähemale natuke. Kurat, vana inimene ikkagi. On tulukese ka põlema. Siis näeb paremini. No, täiesti. Ma näen esimest korda sükst asja. No, täiesti läbi mädanud. See oli nagu kõige rõvedam koht, mida ma esmakordselt märkasin, kui ma kapoti alla vaatasin, et ülejäänud on nagu enam-vähem. Siuke nii ja naa. Mingi sillatala tahaks kindlasti alt ära võtta, prits, värv, uued stabika puksid, sidurisilinder. See on vaja ära vahetada, see mul vedeleb juba issand mis ajast, eelmisest sajandist. Ja muidugi üks asi, mida ma enne ei teadnud, kui ma auto ostsin. Ilmselt on matsupand, sest näha on, siin on valt sees, siit on kõver kõik ja siit samamoodi üles pekstud kõik, et eks ma nüüd pean plekuga rääkima, mis me selle ninaga teeme, et mind ennast ei väirima, kui ta siuke on. Siin on ka siuke läbivat ei ole, aga noh, ilmselt siit pritsiga üle lasta, siis on kuradi Šveitsi juust. Noh, mootor ise. See on see torukolle. Ma ei tea, vaatan, kas ma jätan selle alles või jäta. Iseenesest ta näeb siuke suhteliselt kuradi nadi ja hapu välja. Tahaks midagi viisakamat, aga plokikaane tihend lekib. See tuleb ära vahetada. Väljalaske kollektori tihendid, klapikambri gaas. Eest on kõik nagu ta on. Uued veepumbad asjad. Rihma vahetsin siin mingi aeg ära, plokid asjad värvimisse, aga siis ega polegi midagi, siis ma hakkan kasti maha võtma, et kast on vaja täna maha saada, et siis ma saaks mootori pukki panna. Ja siis äkki tegelen autoga pärast edasi, ma ei tea, kell on juba 17.26, väga pikalt ei viitsi. Kollektorres, seina ääres sulle kuradi vihmaveetorudest keevitan sulle siuksed kuradi torukollere läbi kapoti ja. Jupe, sõna vaadata. Check this out! Mitte tromboonveti piil. Nüüd oleks vaja mootor kuidagi üles tõsta. See! Pass. Prüilobi. Tersiin. No. Ei mahu.
hea. kurat, aga see on jumala hea kõrgus ju. siia võtad puki, istud, nokitsed. ainuke küsimus ongi see, et kuradi moodi seda Landwelli Zimmerit siin taga pärast vahetada. Miks sa oled oma mootori asjad ära teinud, siis võtad sellest punktist maha? No jah. õhtu on käes. kell on 9:30 läbi, 5 minutit. Noh, nagu siin näha on, seda träni on siit autost tulnud ikka jopenpuh kui palju. Nii, mis meil siin on siis? Siin on käigukast. Kurikuulus Dogleg. Ausalt öeldes ma otsisin siit mingit markeeringut peale Getrag ja M60. Ei leidnud ma siit pealt midagi. Ei oska öelda, aga igatahes käigud valepidi tal on. Siis sidur on korras, seda ei ole mõtet uut panna. Ja siin on igast pudi-padi muud, süüke tilulilu, sellel pole tähtsust. Auto on siis sellises seisukorras. Kere. Tehtud on omajagu, teha on veel omajagu. Eks nüüd tuleb jälle mõni nädal puhkust, sellepärast et meil siin ajad ei jookse kuidagi kokku. Et noh, ma ei tea, kes selle java kõik kokku paneb, aga ühesõnaga, aitäh vaatamast ja ma loodan, et siis see video on parem kui eelnevad. Kriitika on teretulnud ja pöialt võib visata nii üles kui allapidi. Tasa ja targu. Olge muhedad ja järgmise korrani. Tšau!